Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Meie äris, nagu ka eelmades videotes räägitud, on väga olulisel kohal eneseareng. Eneseareng on oluline, et programmeerida oma mõistust ja siis ehitada üles iseenda enesekindlust. Kuna enesekindlus ja usk oma ärisse on kõige peamine. See, kui sa midagi räägid, siis sa pead ise olema ka seal nii-öelda sõnade taga, et siis oma sõnu kinnitada. Ei ole nii, et sa lubad ühte ja siis ei täida oma lubadust või sa räägid midagi nii, nagu see tegelikult ei ole. Et kõik ei ole kinni ainult selles, kui sa endast arendad ja muud ei teegi. Siis jäävad inimesed toppama. Nad küll õpivad ja arendavad ennast, kui nad ei kasuta seda, ehk et siis nad ei rakenda seda praktikas. Ja nad ei kasuta seda reaalselt siis, kui nad oma äri tutvustavad. Kui sa õpid midagi, näiteks vaatad neid videoid või loed mõnda raamatut, kuulad mõnda audioplaati, siis kasuta julgelt seda oma presentatsioonides, siis kui sa oma äri tutvustad. Näide ühed väga kuulsalt ja tuntud võrkturunduse nii-öelda isad on see, et selleks, et asjad muutuksid, pead sa kõigepealt ise muutuma. Selleks, et asjad hakkaksid paremini minema, pead sina saama paremaks. Kui sa soovid, et asjad läheksid paremaks, siis ära vaata teisi, vaid vaata kõigepealt iseennast. Ja kui mina need laused teada sain, siis ma proovisin ja vaatasin, mismoodi nad töötavad päris elus ja siis, kui ma oma äri teistele tutvustasin, ehk siis oma presentatsioonidel. Ja ma ütlesin presentatsiooni inimesele, et siis, kui inimene ütles, et oi, et ma ei saa seda teha, et mul ei ole piisavalt aega või mul ei ole piisavalt vahendeid, või piisavalt raha, et seda äri alustada, või leidis ükskõik millise teise vabanduse, et olla edasi seal mugavustsoonis ja mitte sealt välja tulla, siis ma ütlesin talle need samad laused. Et selleks, et midagi saaks sinu elus muutuda, pead kõigepealt sina muutuma. Ja selleks, et sinu elus hakkaksid asjad paremini minema, pead siis sina saama kõigepealt paremaks. Ja mida siis inimesed tavaliselt ütlevad, et okei, et see tõesti nagu kõlab loogiliselt, et aga see ongi ju nii. Kas see töötab igaühe puhul või ei tööta, tähtis on see, et inimesed saavad aru, et tegelikult tuleb alustada iseendast, sest et nii nagu öeldakse, et kui sa oled näiteks, ütleme, et põllumees, siis sa ei saa muuta seda, millised ilmad on, milline on see aastaaeg, kas saab vihma või paistab päike, millised on sinu seemned, kas kõik lähevad kasvama või vahepeal nokkeid mõned linnud need ära. Et mida sa saad küll teha, sa saad muuta iseennast. Sa saad muuta enda käitumist. Sa saad teha seda kõike kasvuhoones, kasutada valgust, kõike muud. Sa saad kõike teha ise, mitte jääda lootma siis sellele, mis on ilm ja millised on need tingimused. Et see, kui ma sellest nagu aru sain, siis nagu mõtlesin, et vau, et see personaalse arengu jutt ei ole ainult midagi sellist, mis on ainult teooria, et ma ennast hästi tunneksin. See töötab tegelikult väga kenasti ka reaalsuses ja seda võib tähele panna igas eluvaldkonnas. Ja kui ma kuulan neid sõnu, mida siis teised inimesed räägivad ja juttu ning omastan selle info, proovin seda kasutada reaalselt oma presentatsioonides, siis see läheb edasi. See läheb edasi inimeselt inimesele ja see töötab ja tõstab minu enesekindlust. Näiteks see, kui ma kuulan või vaatan mõnda videot või audiofaili võrkturunduse kohta ja kasutan õpitud, siis see mitte ei tõsta ainult mu enesekindlust, vaid ma muutun ka rohkem nõudlikumaks. Ehk mis juhtub? Ma hakkan otsima uusi audiofaile, uusi videofaile, uut materjali, leidmaks äkki võib-olla mõne teise inimese, kes mind koolitaks. Ma muutun omamoodi selliseks infovampiiriks. Ma tahan aina rohkem, et ma õpiks.
Sest kõige olulisem ei ole ainult kuulata, teha märkmeid, vaid võtta need märkmed sealt märkmikust ja reaalselt kasutada seda siis oma materjalides, oma esitlustes. Ja nagu ma seda olen öelnud ja ütlen nähtavasti ka tulevikus, ei ole olemas halbu ja häid kogemusi, on olemas ainult sellised õppimiskogemused, sest sa kogu aeg õpid, kohtud inimestega, kasutad seda informatsiooni, võtad selle õpitu ja vaatad ja rakendad seda, mis juhtub. Sa oled nagu väikeses keemialaboris, teed katsed, vaatad, kas see läheb punaseks või läheb see siniseks või hakkab tossama või mis siis juhtub, mis on see resultaat. Et kas see oli see informatsioon, mida sa kasutasid, kas see oli see presentatsioon, kuidas sa rääkisid, mis oli see, mida sa tegid, mis muutis su presentatsiooni paremaks. Vaata läbi kogu oma tegevus, sest see on kõik õppeprotsess ja õpi sellest. Et see ei ole maailma lõpp, kui sa saad ei vastuse või kui inimene ei soovi kohe liituda, mis iganes põhjused tal on. Proovi õppida sellest ja veel parem, kui sa küsid otse inimeselt. Ärge kartke küsida. Küsimused on kõige alus. Mis oli valesti? Mis oli see võib-olla, mis jäi arusaamatuks? Mis oli see, mille pärast, mis sind võib-olla hetkel nagu tagasi hoiab? Mis on see põhjus, miks siis inimene ei soovi selle äriga liituda või mis on siis see tegelik asi? Mis on see tegelik asi, mis ta tagasi hoiab? Et mis on hästi hea on, keegi ei saa tulevikus sinult neid teadmiseid, need katseid sinult ära võtta. Ükskõik, mis ka ei juhtuks. Et tee seda kogu südamest, hingega, innuga, proovi olla ise seal juures ja oma sõnade taga. Sest et lõpuks selgub see, milline viis siis sinu juures kõige paremini töötas ja see kogemus, mille sa saad. Sest võrkturundus on kõige paremad äri ehitamise koolitused, mis üldse maailmas saavad olla. Müügikoolitused, äri ehitamise koolitused, mida iganes, millises ettevõttes sa oled. Ja tee seda huviga ja anna seda edasi oma meeskonnale. Ära jäta seda ainult endale. Anna seda teadmine ka edasi, oma kogemused, suhtle, uuri, millised on teiste kogemused, kuidas teised on samas situatsioonis käitunud ja see viib sind kõige paremini edasi. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!